hei, ma väärisin juuksed tumedaks. Tegelikult ma väärisin selle punase ja pruuniga ju maha pesta, aga paar triipu tegin. Ja siis mul jäi alles ja siis ma tegin tagant ühelt poolt pool tagant juuksed punaseks ja pruuniks ja siis meil mõtlesin, et tumedate juustega ka prooviks olla. Ja siis ma nägin ka ühte seda mingi middle brown'i, et vahelduseks siis mingi 28 pesuga, et tegin tumedaks, et kui ma heledaks niipea vist ei saa, aga teate, paar aastat ei ole tumedate juustega olnud, et lahe. Aga üks päev ma jooksin ju mingisugune 5 kilomeetrit midagi. Tegin selle küla suurema ringi ja siis oma väikse teelõigu jooksin ja paar päeva on suht selline tuuline olnud, kuid ma mõtlesin, et siin on see Marko ema ratas, trekk, see mingi naisteratas madalama raamiga, et kergem siin otsa ronida. Et mul on küll lilla ratas mõistekas seal teisel maal, aga see on nii vana, sellega on mugavam võib-olla. Peaks selle sealt kuurist välja võtma ja käima tegema paar tiiru või liikuma. Üks kärbes kiusab siin. Ja mm, ma eile tegin handlitega ja tegin mingeid poksiharjutusi ja mm, tegin veidi kõhulihaseid ja kükke ja ma väga ei jaksa nüüd seda hakkas vuhverdama, aga päris kihvt oli. Kärbes. Ja siis aga mingi Pokemon Go, mingi mäng on, püüad mingit kollikesi ja mõõdavad auto alla, hüppavad kuskilt alla, aga peab tähelepanelik olema. Ja kõike, et mitte mängu vaimustada, sest näiteks minul see GPS hästi ei tööta siin maal toas ja õue ma ei viitsi veel kobida, onju. Ja see aku saab ruttu läbi nagu Jack Skeptic või ma ei tea, ma ütlen kogu aeg skeptik, aga tegelikult on äh, septik nagu see mingi, ma esiteks tähendab see mingi legalisti värki ja mina mõtlesin nagu skeptiline onju. Aga mina nagu olen harjunud kogu aeg teistmoodi ütlema. Ja ta ütles ka, sellest akut läheb. Sain mingi 2 koili kätte ja mingi level 2 endaga aru ei saa veel. Eks ma vaatasin, et vist pärast peab tasuliseks, ma küll mingit raha maksan ei hakka mingi lasteka eest. Aga vaatad, mõnes mõttes mõtlevad, et miks see Pokemon mäng on nagu selline mingi nina telefonis ja traali-vaali, aga öeldakse, et see hakkab ju taskus värisema ja annab märku, kui kuskil on. Aga samas tänapäeva lapsed on palju mobiilis, aga nüüd vähemalt mobiiliga koos liiguvad õues ringi ja näiteks oli pool naljaga mitte üks väitis, et kuskil kommentaariumis, et ta on juba 10 või 20 kilomeetrit liikunud, et vaata kui tubli on ju, et võib-olla muidu mängiks mingit sõja või tulistamismängu kodus, aga nüüd mingit totrat kollikesi püüab ja liigub, onju, keegi. mõned tegid, et oi, näed, mingi eksõpetaja ja no ma ei tahagi midagi teha, ma nüüd püüan kolle ainult, et ei tea, kas see on selline must naljakas huumor või päriselt ka mõned segi pööranud mm.. ja mis siis veel huvitavat, me tegime üks päev mehega veel pitsat, onju, ja seal Selveri kalendris on mingi salsaburger või mingi paprikaga, et seda võiks ka katsetada. Et midagi koos meisterdada. Kuid mis siis veel, täna neid kuidagi tuuline päikest üldse ei ole, aga suht soe on, eile oli jahe isegi toas ka. Ja mm, ma ostsin omale Apollost 2 raamatut, mingi vaimne psühholoogia ja Kuula oma keha, oma parimat sõpra maa peal, et väga vahva on see Kuula mu keha, mul on selle poole loetud ja teist loen ka hiljem. et vahest sellised eneseabi psühholoogilised raamatud on väga nagu teretulnud, et nad aitavad su mõtetele kaasa, nad toovad nagu uusi selliseid teadmisi või uusi nagu mõtteid, et sa ei pea seda elu aeg jälgima, aga kui sa natuke aega jälgid, et siis et sa saad ennast alati paremaks teha ja sa saad teiste nagu huvitavaid mõtteid juurde võtta ja nagu äh, ka sellele kaasa mõelda. Et et sa ei pea olema nii ego ja ei ole nagu õiget ja vale olemas ja et sa aktsepteerid inimesi nii, nagu nad on ja ise oled ka nagu tubli ja heade mõtetega ja käitud oma kehale vastavalt ja kuulad oma keha
ja ülima täiuslikkuse, jumalikkuse poole lähed ja see on suht okei, onju. Et seal on nagu ruuma ehk siis amoor ehk siis armastus, et kuulad teda. Ja see on vähe võidab, et mingi usujutt, aga tegelikult ei ole, tegelikult sa võtad seda oma mõtetest nagu kaasa, kuidas sa seda endale seletad. Et kuidas sa sellest aru saad või mis kujundi sa sellest lood. Et vahel sa lihtsalt loed ja elad kaasa uutele headele mõtetele ja see on jube hea, onju. Kindlasti see mingi aja jooksul ununeb ära ja ma ühtegi eh, sellist raamatut ei võta nii truuna, et ma eluaeg midagi jälgiks ja et see ainuõige tõde ei ole, et me võime igast asju ennast harida ja juurde lugeda ja see on jube vahva ju. Et ega teadmised ei jookse mööda külge alla, et ta arendab su silmaringi ja vaadet ja kõik on nagu suht okei. Üks päev ma vist natuke huuletasin ka, aga mu kõht oli veidi tundlik. Äh, ning ma tahakski rattaga sõita minna, aga pean aina õiged teed välja otsima ja selle rattased kuulist välja ajama. Aga mees ütles, et uduvihm elavad linnas, et äkki tuleb siia ka, aga noh, ma maha ju ei sula, aga läbi märjaks ka ei taha rattaga sõites saada. kuigi siin on samas tolmused teed ja ma ei tea, kas porilauad olid seal või. Ja äkki ei pea mõne Pokemoniga kinni. ei, ma ei tea. mul Maku juba veerand tühi, et ei oska seda, mul ei lähe see tööle, äkki mingi jama tuli, et kas GPS ei läinud või. ma tean, et üks sõber ütles, et Prantsusmaal seda ei töötagi veel. ja noh, võib-olla ongi parem. mul jälle üks silm jubedalt vesistab, ei tea, kas allergia või mul on jube parfüümisõltuvus. ma ei tunnegi parfüümi eriti, aga ma lasen neid nii palju peale ja käe peale igale poole ja pilves vist oli. Ning mul on mingi üks võti jäänud ainult linnakorterit no varsti ei ole ja, ja mõned kolimised on veel ees. aga eks me seal päev korraga ootame seda kõike. ning ma ei tea, võiks natuke liikuda ja möllata seal õues ka. eile koristasin küll palju ja olin natuke tubli ja õhtul lugesin kaua ja oh, tegelikult imekombel sain natuke varem üles. me ununes üks telefon koju ja siis pidi paar asja ära tegema. siis veel huvitavat, mul sammulugeja ja ostsin sellest, mis rääkisin ja Fitbiti sain uue vahetuse, et see Flexi asemel, mis Inglismaalt mees kunagi mulle jõudes kinkis, et ei laadinud enam ja siis mul vahetati klikis tumesinise vastu nagu kõik ümber. ning jooksma tahaks ka ronida üks päev. üks päev natuke sõin palju ja ei jaksanud, kuigi eelmine päev ma jooksin ja olin tubli ja virke. aga vahel ma ikka võimlen ja painutan, et teen selliseid ärke-särke ka, onju. kaal kogu aeg on paigal või kilo 2 isegi suurem, vahel öeldakse, et muskel tuleb aga see kaal näitab nii veidraid numbreid, et ja linnas näitab üldse midagi kolmandat ja no mis vahet pole. et veel riided selga mahuvad ei pea jälle suuremaid ostma. ja tegelikult mõned asjad mul lotendavad ka seljas. tegin paar patolonksu ka, aga rohkem ei tahaks. see suhkruhunnik ja see kofeiin ei ole ka hea, et see on niikuinii veerand pudelit sellest väiksest alati kallan ära, et. aga kuna ma kohvi ei joo ja sellist ei tarbi, siis vahepeal on vaja siis kuskilt seda valet või noh, sellist energiat vaja üles kokkida endale. mul on krakinad ja pässu või on tuul või? Pädid ei ole. ees on ka tööl ja juba ongi nädalavahetus ja sest okei. võib-olla homme tõuksin ka veidi ja võib-olla käin seal Viimsi poodides ringi ja ma ei teagi.
ja tegelikult selle värviga ma olen suht okei rahul, et siin ei ole näha, et tegelikult see peaks olema middle brown onju. Ja siin selline hallikas ja pruun varjund on sellise teise valguse käes natuke näha, et ta on natuke isegi heledam kui siin. kuigi mul on veel näos igasugused need äh, värviplekid ja kõik on nagu valesti, ise ei ole alati kerge ju värvida. aga ikka proovime. ma ei tea, see silm kogu aeg mul vesistab nagu kas emotsionaalselt mingi allergia või, või mingi pisar või ma ei ole allergiatablette täna võtnud, aga tundub okei. vaatad, see kaob hea üle ja siis panen ülesse ja mõtled, kas Kobi õue natukeseks liigutama enda keha ja vaimu ja värsket õhku hingama või koristan või mängin või teen midagi või loen neid raamatuid edasi ja jah, nii ongi. Passioil ja Kikil on ka enam-vähem kõik korras. Passiopuuri teen üks päev veel. see on mingi sünnikoodis mingid saladused sellel Astridil ka, et seda ma siis ka võib-olla uurin mingi päev. see on nii keeruline ja raske raamat, et las ta siis olla. et minu sünnilugu ja minu selline vaim või minu saatus ja elu on ikka minu enda kätes, mul on enda õnnesepp, et see läheb nii, nagu minema peab, et kõik need halvad ja head asjad, mis tulevad, on mingi põhjusega ja need lähevad ära ja midagi annavad uut jälle õppida, endast teada ja enda tugevust ja nõrkuseid ja seda arendada. jah, aga läks üks pikaks, onju, mul läheb see mingi 100 tundi üles, onju, iseendale. haiget tegin teadlikult maad. okei, aga teinekord veel midagi siis.